Kuna nädalavahetus on ideaalne aeg puhkamiseks, siis tuleb sellest maksimumi võtta. Seega läheme lõõgastuma veidi veel. Meie puhkemaja on mõeldud sellisele vahvale seltskonnale, kes tahavad sellist kvaliteetaega omavahel veeta. Kas siis need on sõpruskonnad või on mitu erinevat pere, kes tahavad tulla ja oodatud on ka sellised väiksemad ettevõtted, kes soovivad siin teha oma meeskonnaüritusi talve- või suvepäevi, et sellised broneeringud on meil juba olemas. Kes teie klient siis täpsemalt on? Klient on, tänasel päeval on ikkagi nagu siseturist, sest tark on ennem nagu kodusele kliendile teenus ära pakkuda ja teha ta selliseks mõnusaks ja siis alles vaadata võib-olla nagu lähivälismaale. Kliendid ongi siseturistid, kes enamjaolt tulevad ikkagi Harjumaalt või siis siit piirkonnast ümberringi. Ja inimesi mahub siis viidetuppa 10, aga igas toas on ka lahti käiv tugitool voodi, nii et kokku siis mahub meile 16 inimest, sest et ühes kõige suuremas toas on siis 2-kohaline diivan, mis ka käib lahti. Kui palju siin üritust korraldama inimesi mahuks? Mahub 20, et see on nagu väga lihtne, et liiga palju neid ei, muidu kui on liiga palju rahvast, siis läheb siin nagu kitsaks, aga meil on see, et meil on täpselt 20 tooli. Peale majutuse me pakume ka hommikusööki ja toitlustamist. Meil on saun, mida me nimetame sanaariumiks, sest et sellise kuumaleili võtmine ei olegi enam nii kasulik ja selleks, et inimesed saaksid sauna nautida ja me pakume ka sellist saunarituaalide paketti. Sanaariumis inimesed saavad siis endale valmistada ise kehakoorjaid ja siis on maja hinna sisse veel kuulub kuumavetünn. Sellised saunarituaalid aitavad siis saada endale, kui nad siit ära lähevad, siledama puusa ja mõnusama siidise naha, mõnusama enesetunde. Millised paketid teil siin üldse siis on? Kusjuures see on hea küsimus. Ma olen rõhku pööranud just sellele, et oleks nagu lisaväärtus, et inimene ju selle voodi on tal kodus olemas, selle voodi pärast ta siia ei tule. Näiteks meil on väga hea koostöö on Purtsa-Pruulikojaga, et oma külalistele me pakume, et siit ainult 8 kilomeetri kaugusel on nendel tootmine. Nad võtavad inimesi vastu, nad näitavad tootmist, kõik on selline hästi väike ja kodune ja siis on nendel ka uus mekituba, kus nad siis ka räägivad kogu sellest õllekultuurist. Näiteks me teeme vegan suupisteid, meil tuleb tore inimene kohale, kõik teevad koos, tal on kõik toiduaineid, kõik on kaasas ja siis lõpuks nad saavad ka need retseptid, et juhul kui meelde jää, et siis nad saavad seda kodus nagu teha. Siin too töötuba, mis on nagu väga kihvt, me oleme siin teinud, et meil on hästi avar see esimene korrus, olid matid maas, naised ümberringi, see oli nagu väga mõnus. Ja seal on veel isegi seenekorjamise pakett on, et meil on siin üks tore inimene, kes teab, kus on mõnusad seenekohad ja seenefanaatikud, miks mitte ühildada siis väike puhkus sellise seenelkäiguga. Kõik, mis on lähedal ja kohalik on ühendatud justkui ühte. On nii kohalik toit kui ka kohalik käsitöö. Ja pluss veel ka see, et seda maja nagu ehitades ja arendades me püüdsime leida kõik Eestis toodetud mööblid, asjad, sisustusmaterjalid. Et me tahtsime nagu väga, et ta oleks nagu kohalik. Mis teeb siis Karuküla puhkemaja eriliseks? Me oleme, Ida-Virumaa ainus nii-öelda 4 tärni puhkemaja. Et me oleme loonud siin sellist avarust, mugavust, kodusust, et võib-olla klient, kes tulebki meile külla, et on selline tunne, et ta ongi kellelegi külla tulnud, kes hetkel viibib eemal. Et kui kliendil on ka värsked ajalehed, küll mitte selle päeva omad võib-olla, aga eelmise päeva omad on siin olemas ja ta kui köögikapist otsib ka, ta leiab seal kõik vajalikku, võib-olla üleval vannitoas, vatitupsud ja sellised asjad, nii et jah, me oleme sellist personaalsust nagu siin arendanud. Aga kes siis teie kliendid täpsemalt on? Meie kliendid on ühest küljest puhkajad ja teisest küljest on seiklejad, sest me asume keset seiklusmaad. Ida-Virumaal on selline tore turismiklaster ja me kõik koos oleme seal mõelnud sellise erisuse oma piirkonnale ja see Lüganuse piirkond on just see nii-öelda selle piirkonna süda. Meil siin samas üle põllu on näha Kivili seikluskeskus. Talvel, ma kujutan ette, on väga sür vaadata, kuidas need tuled seal põlevad ja tõstukid tõusevad mäkke. Siin samas kõrval on Aidu, kus näiteks Adrenaator Grupp korraldab selliseid džiibisafareid, põnevad matkad, kus siis oma kätejõul näiteks ka parvega üle selle Aidu veekanali nagu minna. Kaevandusmuuseum, need kõik on siin samas lähedal, nii et seiklejad ja puhkajad.